8 minutit nagu ikka Anastassiale. Aitäh, austatud aseesimees, austatud peaminister, head kolleegid. Automaks on ebaõiglane ja automaks on põhiseadusega vastuolus. Ja automaksu puhul me räägime 4-kordsest maksustamist. Eelmisel aastal meil tõusis käibemaks, läbi mille kõik sõidukid läksid kallimaks. Varuosad, teenused. Juulis tõuseb ju käibemaks veelgi, mis tähendab, et kõik ju kallineb uuesti. Teiseks, meil väga korralikult tõsteti kütuseaktsiisi. See on ju samuti automaks. Kolmandaks, meil rakendati eraldi registreerimistasu kõikidele autodele. Ja neljandaks, siis automaksu aastatasu. Ja kusjuures see ju pole ka kõik. Meil on ju veel erinevad huvitavad eelnõud, mis siis eelmisel aastal läbi koputati, et 2-kordselt tõsteti erinevaid trahve, näiteks parkimistrahv võib meil ulatuda juba 80 euroni. Nii et võime öelda, et 5 erineval moel soovitakse maksustada inimest või peret, kellel on mõni sõiduk, samal ajal kehtestada 1-kordset maksu pankadele liigkasumile. Seda ei soovitud teha viimase 2 aasta jooksul, mis me oleme seda välja pakkunud. Aga mida siis valitsus vastu pakub, kogudes kõik need maksud kokku? Teehoiukavas me ju nägime, teedeehitusse investeeritakse 2 korda vähem. Ma olen juba siin naljaga pooleks öelnud, et võib-olla see ongi valitsuse plaan, et automaksu tulemusel siis on 2 korda vähem autosid, siis ka teede taristusse võib 2 korda vähem investeerida. Aga kui näiteks keegi soovibki autost loobuda, näiteks valida keskkonnasõbralik variant, ka siin on juba koalitsiooni poolt ju kingitus tehtud, et tasuta ühistransport maakondades muudeti tasuliseks. Ja kusjuures ju rahastust sinna ei tulnud juurde ühistransportisse ega ei tulnud ka ju rohkem liine või ei muutunud graafik tihedamaks. Ega ju midagi paremaks ka ei läinud. Ma ausalt tegelikult isegi ei kujuta ette, kuidas inimesed, pered maapiirkondades hakkama saavad. Kuidas saavad hakkama maapiirkondades pered, kellel on palju lapsi või kellel on näiteks erivajadusega laps või perekonnaliige. Ärme unusta ju ka seda, et meil ju ka maamaksutõus tehti kiires korras ära. Ja nüüd veel eraldi sellest, et automaks on põhiseadusega vastuolus. Ma olen seda puldis siin rääkinud rohkem kui aasta otsa, vähemalt mitukümmend korda. Ja seetõttu Keskerakond on nõudnud ka automaksu tühistamist. Ja tänaseks kõiki neid sõnumeid põhiseaduse vastasuse osas on kinnitanud ka õiguskantsler. Kõiki need sõnumid, mida me oleme aasta otsa korrutanud. Põhiseadus näeb ette, paragrahv 28, et puuetega inimesed, lasterikkad pered on riigi erilise hoole all. Ja põhjus, miks see kunagi niimoodi sisse kirjutati, on just seetõttu, et nendel on kõige suurem risk meie ühiskonnas langeda vaesusse. Ja automaks kahjuks seda olukorda tekitab ja süvendab. Lastega pered, puuetega inimesed on järjest sunnitud hädavajalikust autost loobuma. Ja leevendusmeetmeid ju ei ole. Vastupidi, aina rohkem tuleb makse peale. Siit see põhiseadusvastasus tekib, et see on põhiseaduse kommentaarides ka lahti kirjutatud. Ja ma tuletan meelde, et Keskerakond tellis rohkem kui aasta tagasi selle õigusliku analüüsi, kus me saime kinnitust kõikidele nendele vastuoludele ja tõesti, Keskerakond pöördus ka presidendi poole, see oli juba aasta tagasi märtsis, palvega automaks mitte välja kuulutada, kuna see on vastuolus põhiseadusega. Ja president seda ka tegigi. Tõesti, ta ei kuulutanud automaksu välja, ta saatis selle Riigikogule tagasi ja oma selgituses keskendus ta puuetega inimestele. Ja nüüd ma täpsustan. Probleem esimeses versioonis oli selles, et automaksu vabastust said ainult need puuetega inimesed, kellel oli auto ümber ehitatud. Ehk siis mis see tähendas? See tekitas ebavõrdse olukorra. Paljud puuetega inimesed oleks pidanud selleks, et seda maksuvabastust saada, maksma kas rohkem kui automaks ise, et seda autot ümber ehitada või siis lihtsalt autost loobuma. Sellesse oli vastuolu ja sellele ka president rõhus. Aga kuidas siis koalitsioon ja Reformierakond sellest aru said?
seda kinnitas nüüd ka peaminister siin esindades, et selle asemel, et teha eelnõu paremaks, tagada võrdne automaksuvabastus kõikidele puuetega inimestele, võeti üldse igasugune automaksuvabastus ära. Et palun teile, et te ei saa siis üldse mitte mingit maksuvabastust. Ja siis tehti veel hullem versioon, et selline siis ongi Reformierakonna arusaam põhiseaduses kirjutatud lausest, et puuetega inimesed on riigi erilise hoole all. Võtame kõik ükskõik millise maksuvabastuse välja. Ja kui see versioon koputati Riigikogus ära, siis esimese asjana ma pöördusin Riigikohtusse, et automaks vaidlustada. Ja Riigikohus tõigi 2 väga olulist aspekti välja. Esiteks, et igaühel on võimalus vaidlustada automaks, kui see jõustub. Ja teiseks osundas Riigikohus, et automaksu menetluses võidi ülemäära piirata parlamendi vähemuse õigusi. Ja see ka toimus. Ja sealt tulenevalt me esitasime ka pöördumise õiguskantslerile, kus me pöörasime tähelepanu nii sisulisele poolele, seda, mida ma mainisin, et ei ole erisusi lasterikastele peredele, puuetega inimesele, ja ka teine osa, mis sisaldas menetluslikku aspekti, kus kõik muudatusettepanekud, väga olulised muudatused, mis me esitasime, lihtsalt ignoreeriti. Seoti kokku, öeldi, et need on obstruktsioonilised, koalitsiooni need ei huvita ja ei lastud absoluutselt mitte ühtegi muudatusettepanekut hääletada. Ja need muudatusettepanekud olid tehtud koostöös väga oluliste huvirühmadega. Puuetega inimeste koda, lasterikaste perede ühendused, isegi olid tehtud koostöös Riigikogu toetusrühmadega, mida juhtisid koalitsioonisaadikud. Aga vaata, isegi need muudatusettepanekud ei huvitatud. Ka need seoti ära. Aga ma tuletan meelde, et ka vähemuse piiramine parlamendis tähendab rahva hääle piiramist. Põhimõtteliselt sellise käiguga koalitsioon võttis ära rahva võimaluse kaasa rääkida ja osaleda poliitilises protsessis. Ja seetõttu, kui automaks jõustus, võtsime aluseks selle, mida Riigikohus ütles, ja me esitasime 2 kaebust halduskohtusse, et vaidlustada automaksu ja et automaks lõpuks tühistada. Ja me oleme valmis minema Riigikohtuni välja, et see automaks tühistada. Ja ma luban siit puldist, et Keskerakond jätkab seda võitlust Riigikogu saalis, kohtusaalis. Meie võitlus on alati olnud sisuline, süsteemne, mitte loosunglik. Ja Tallinnas me ka lubame kompenseerida lastega peredele ja puuetega inimestele automaksu ja me saame seda teha juba oktoobris, kui oleme Tallinnas tagasi võimul. Me kusjuures oleme juba esitanud ka vastava eelnõu. Ja kui meil õnnestu seda automaksu tühistada varem, siis me tühistame ära selle juba aastal 2027, kui pärast valimisi tuleme võimule. Aitäh! Aitäh!